Tere kõigile minu poolt ja olen natuke sellise keerulise ülesande ees enda jaoks, et juba mõnevõrra sellest Sittowi teemast võõrdunud ja kui ma nägin, et meie tänase ettekande pealkiri on Michel Sittov Toledos, et siis ma mõtlesin, et võib-olla see on päris lühike ettekanne. Aga ma kasutan nagu seda nimetust laiemalt, et ikkagi püüan siis anda ülevaadet, et mida Michel Sittov tegi siis Hispaanias, olles Castilla Isabeli teenistuses seal ajavahemikus 1492 kuni siis ametlikult 1504. Ja tegelikult see taustapilt ka, mis siin on, eks, et see on lõigatud välja siis Neitsi-Maarja taevasse võtmise pildilt ja kujutab, eks see linn, mis seal peal on hoopis Burgos, mitte Toledo, sest õukond sellel ajal väga palju reisis ringi ja seega reisis nendega koos ka Michel Sittov. Ja see tänane ettekanne tegelikult refereerib teiste uurijate tööd, et mina tõesti viimasel ajal ei ole Sittowiga väga tegelenud, aga temaga on tegelenud siis teised. Matthias Weniger, saksa kunstiajaloolane, on uurinud Sittowi tööd siis Castilla õukonnas, siis on Madridi Complutense ülikooli uurijate grupp, kes on teinud uuringud siis Toledo, De Luna kabeli altari retaablile ja siis on Silesia ülikooli doktor Oskar Rajevski, kes on hiljuti publitseerinud siis raamatu ka siis, mis vaatab, mida siis dokumendid ütlevad ja mida siis ta võis teha seal Hispaanias. Et mingis mõttes, et andke andeks, et see lugu ei ole väga selge ja see võib-olla ei ole ka selline täiesti faktuaalne lugu, sest kui nüüd rangelt võtta siis seda, mida ta Castillas tegi, dokumentidest on teada üht-teist, aga kui tahta ajada ranget joont, siis ainus teos, mis on tõesti tänaseks identifitseeritud ja mis on väga hästi dokumenteeritud, ongi siis see Neitsi-Maarja taevasse võtmine Washingtoni rahvusgaleriis. Et niimoodi võetuna võiks öelda, et ongi läbi see ettekanne, aga midagi ikkagi tuleb veel rääkida. Ja meenutuseks siin Annika juba ütles, et sellel tänasel ettekandel on selline eellugu ja mis on juba päris kauges ajaloos, et 2018. aastal oli siis Eesti Kunstimuuseumil koostöös Washingtoni rahvusgaleriiga näitus Michel Sittov, Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades, mis oli selline monograafiline näitus ja mis tegelikult oli esimene isikunäitus siis Sittowi loomingust, et teda käsitleda ei ole väga kerge, sest tõesti tegemist on kunstnikuga, kes ühelt poolt neid ajaloodokumente tema kohta jagub, aga teisalt siis signeeritud töid ei ole ja kuna ta rändas üle Euroopa erinevates õukondades, siis on ka see tema nagu kuvand ja identiteet on selline üpris amorfne. Et seega see näitus, mis tõi kokku mingi valiku siis nendest töödest, mida talle on omistatud, et kindlasti oli oluline selleks, et nagu natuke rohkem neid teoseid ruumis võrrelda ja sellist ettekujutust saada, et mis siis oli. Ja siis mõned aastad tagasi oli meil sellele näitusele nagu osa 2, mis vaatas siis Michel Sittov põhjas, et mida ta võis teha siis Tallinnas ja siis siin on ju samamoodi, et meil on arhiivis leiab dokumente, aga neid töid, mida ta siis Tallinnas on teinud ja mis on dokumenteeritud, neid alles ei ole. Et
et aga on alles mõned tööd, mis stiilikriitiliselt on talle omistatavad ja mis on omavahel sellises stilistilises seoses ja on tõenäoliselt siis tema looming, et seda siis mõni aasta tagasi vaatles siis Nigulistes toimunud näitus, mis toimus siis koostöös ennekõike Rootsi partneritega. Vot. Aga et see infokild siis jah, et 1940 siis publitseeris Paul Johansen oma arhiivileiud ja see oli selline Sittowi uurimise seisukohalt väga murranguline artikkel, kus ta siis publitseeris selle arhiividokumendi, mille ta leidis Lübecki arhiivist, see on aastast 1507, seotud siis pärandi asjade ajamisega, et kus siis Sittow läheb oma võõrasisa vastu, kes oli siis jätnud endale kogu siis Sittowi emalt jäänud pärandi, mis tegelikult pidi minema jagamisele pooleks siis abikaasa ja tema 3 siis poja vahel. Aga et teised vennad olid selleks ajaks tõenäoliselt surnud, siis Michel Sittow tuli oma osa nõutama. Sellest siis ta ütleb, mis on siin ka välja toodud, eks, et kui tema ema suri, et siis viibis ta kõrgesti sündinud kuninganna Hispaania armuliku emanda teenistuses Toledos ja siis, kui ta sai nagu sellest või ta kuulis sellest, et siis ta oli Philippi teenistuja. Ehk et see aitas siis kokku panna selle erinevates õukondade dokumentides esineva kunstniku ja see ajaloolise isiku, keda siis Tallinna arhiivist leiab, et see oli üks ja sama isik. Aga jah, et mida me teame, et on siis tõesti, et 1492 on olemas siis dokumendid Toledos, kus siis on kirjutatud, et Michel Sittow, keda seal küll nimetatakse Melchior Aleman ja üldse teda päris tihti nimetatakse Hispaania dokumentides selle nimega, et ilmselt siis sekretärid ei suutnud seda keerulist välismaist nime korrektselt välja kirjutada, et ta võetakse siis Castilla Isabeli teenistusse ja tema aastapalgaks on siis 50 000 maravedid, et mis oli tähelepanuväärselt kõrge summa, et näiteks siis 1496. aastal Castilla Isabeli teenistusse võetud teine maalikunstnik Juan de Flandes, tema palgaks oli siis 20 000 maravedid ja selle põhjal on siis kogu aeg arvatud, et Michel Sittow täitis seal teenistuses vastutusrikkamaid ülesandeid. Et mis nende hulka võisid kuuluda, et üks võimalik töö ja tõenäoline oli see, et ta siis oli võetud portretistina, sest sellel ajal oli kuninga paaril ajada palju diplomaatilisi afääre või siis kontakte, ehk et korraldati laste abielusid, et siis topeltabielu siis Castilla Juana ja Asturia prints Juani naitamine siis Habsburgide siis Philipp Ilusa, Burgundia hertsogi ja Austria Margaretega, et aga siis ka Isabella abiellumine siis Portugali. Ja selleks puhuks loomulikult oli vaja neid portreesid, mille põhjal tihti need tutvused loodi, et sellist isiklikku kontakti sellel ajal oli vähem, et tavaliselt need abielud ikkagi korraldati diplomaatide poolt ära. Et see on üks, mis on oletatud ja nüüd hiljuti siis Oskar Rodževski on ka välja pakkunud, et kuna teatud dokumentides või jäädakse nagu teoste osas ähmaseks või tehtud tööde osas ähmaseks, et võib-olla ta täitis siis ka nii-öelda
spiooni kohustusi, et see võib-olla on selline natuke juba selline seiklus juttu meenutav versioon, aga välistada ei saa, sellepärast et nii on ju kunstiajaloos olnud, et kui mõelda ka näiteks Peter Paul Rubensi peale, et siis tema kindlasti selliseid ülesandeid ka täitis. No ei tea, aga igatahes see on võimalik oletus. Jah, ja infot selle kohta, mis ta tegi, et nagu ma ütlesin, et on väga vähe säilinud, et peamine infoallikas on siis need varaloendid 1505, kui 1504 siis Castilla Isabel sureb ja siis pärast tema surma pannakse tema varad müüki. Seal on kirjeldatud mõned tööd ja siis Austria Margarete, kes siis pärib samuti mitmed tööd siis Hispaaniast, et tema oli siis abielus Asturia Juaniga, aga Juan sureb ja siis ta läheb madalmaadesse tagasi. Et tema varaloendid on ka 1516 ja teine on siis 1523, 1524, kus kirjeldatakse 6 Michel Sittovi maalitud teost, neist 4 on siis ilmselt maalitud Hispaanias, et see on siis Isabeli portree, kui Isabel oli 33-aastane, siis Portugali Isabella portree, leinarüüs, siis üks väike tipptühjon, mis kujutas Püha Margaretat ja evangelist Johannest, ja nii siis viitas justkui Juanile ja Austria Margaretele, ning 4. siis tipptühjoniks kokku liidetud Neitsi Maarja taevasse võtmine ja Kristuse taevaminek. Need viimased 2 tahvlit on siis säilinud. Jah. Aga et anda nagu tegelasele ka nägu, et siis on tihti Sittovist rääkides kasutatud seda näopilti ja on oletatud, eriti just varasemas kirjanduses, et tegemist võiks olla siis tema autoportreega. Ja selle põhjuseks on siis see, et kujutatud isik ühelt poolt on võrdlemisi lihtsalt riides, et kui kõrvutada siis õukonna tegelasi. Teiseks see punane müts, mis on juba siis antiigi traditsioonist tihti maalikunstnikele omistatud tunnus, et kas siis Apelles või siis kui mõelda Jan van Eyck ja teised kunstnikud, ehk see traditsioon kujutada kunstnikku punase peakattega oli levinud. Ja lisaks, et siis ka see tegelane vaatab justkui meile otse, et see viitab ka sellele, et võiks olla tegemist autoportreega. Et kindlalt muidugi väita ei saa. Aga et siin paremal on siis näide tema omakäelisest nagu allkirjast, et see on nüüd rohkem siis otse temaga kokkupuuted või kindlamalt, et see on 1515. aastal, et kui ta siis Hispaaniasse tuleb Tallinnast või oma teisele nii-öelda Euroopa tuurile, et kätte saamata jäänud palgaraha välja nõuda, et siis see on üks raha väljamakse kiri, mille ta siis allkirjastab, et ta on raha kätte saanud, et selline kaunistatud signatuur. Aga siis meenutuseks veel, et tema reisihimust, et siin mõned sihtkohad on toodud ja et siis seda me teame, et ta 1484. aastal siis lahkus Tallinnast ja hilisemast kirjast teame ka, et ta on Prühes. Et seda, kus ta oli aastatel 1482 kuni 1492, et ei teata. Ja siis on lihtsalt jällegi nende kirjavahetuste kaudu, et peamiselt need on raha väljamakse dokumendid, et mis siis annavad aimu, et kus ta on olnud. Ja vot,
ja veel meenutuseks, et kui mõned nagu märgilised teosed, et tuletada meelde, et milline tema kunst oli, et siis võib-olla kõige tuntumad tööd temalt või ühed tuntumad tööd temalt on siis Madonna lapsega Berliini maaligaleriis ja siis arvatav Diego de Guevara portree, mis on siis Washingtoni rahvusgaleriis. Et nende mõlema maali provenance või siis ajalugu viib nad vähemalt siis 20. sajandi algusesse tagasi Hispaaniasse. Et selle Madonna lapsega siis ostis Berliini maaligalerii endale kuskil seal enne 1915. aastat Burgosest ja siis ka see mehe portree asus siis 20. sajandi alguses Madridis. Aga et tänaseks on nad jõudnud siis maailma tähtsamatesse muuseumidesse. Ja sellest Madonna lapsega on saanud algusega siis see Sittovi avastuslugu, et Max Jakob Friedländer oli see siis, kes ühendas ära, et see kunstnik, kes on selle maali autor, on maalinud ka maali, mis asub Viinis ja ilmselt on maali autor kunstnik, kes tegutses Kastiilia Isabeli juures ja Austria Margareete juures. Ja oma kunstiliselt, hariduselt võib öelda, et ta ilmselt õppis Hans Memlingu juures või Hans Memlingi juures siis Brügges. Et ühtegi dokumenti jällegi ei ole, mis kinnitaks, et ta seal õppis, aga tegelikult ka Hans Memlingi puhul ongi teada ainult 2 õpilast, kes on siis Gildi nimistus registreeritud, aga kui mõelda, kui suur oli tema looming ja ta tõesti oli rahvusvaheliselt väga nõutud kunstnik, et tema patroonid olid lisaks madalmaadele siis ka Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, et siis tal kindlasti pidi olema palju suurem see ateljee. Ja teiseks Sittov siis ilmselt ei läinudki õpipoisiks, et ta oli juba ju umbes 15-aastane, kui ta läheb Brüggesse. Ehk et väga tõenäoliselt oli ta oma esimese kooli juba saanud oma isa käe all, Claves van der Sittovi käe all siis Tallinnas ja pigem oli ta siis assistent seal Memlingi ateljees, sest ka siis kohtuvaidluse kirjavahetuses mainib siis tema kasuisa, et juba teisel õpinguaastal maksis ta oma õpiraha või siis selle oma raha ise. Ehk et see viitab sellele, et ta sai ka palka selle töö eest, mida ta siis seal ateljees tegi. Ja siis on proovitud otsida neid varaseid tema tööde näiteid, kui ta seal Brügges on, et ehk siis see parempoolne töö on kunagi omistatud Michel Sittovile. Selle aluseks on siis, atributsiooni aluseks on, ta tugineb siis sellele Berliini Madonnale, mis selleks ajaks oli juba identifitseeritud ja siis vaatab neid teisi Hans Memlingi Madonna tüüpe. Jah. Et aga jällegi see Budapesti töö on võrdlemisi halvas seisundis, ta on paksu lakikihi all ja ülemaalingute all, et ka liiga palju informatsiooni see ei anna. Aga siis ja veel üks näide siis, mille puhul on arvatud, et eriti just kui vaadata seda parempoolset evangelist Johannest, et võt selliseid töid võis siis Sittov Memlingi ateljees teha. Ehk et mitte siis üksi algusest lõpuni mingeid töid, vaid osaleda siis ühe autorina teoste juures. Aga siis ühesõnaga, nagu ma ütlesin, aastate 1488 kuni 1492 kohta info puudub, et kus ta siis oli ja selle kohta on erinevaid oletusi ja ma lihtsalt mõned markantsemad võib-olla toon välja, et näiteks siis 20. sajandi esimesel poolel Ludwig Baldas, üks tema uurijaid siis
iseloomustades just Sittovi stiili kui sellist väga nagu skulpturaalset ja et tõi siis paralleele Leonardo ja selle Lombardia kooliga ja pakkus välja hüpoteesi, et ta võis jõuda siis Hispaaniasse maismaateed pidi rännates läbi Lombardia. Ja siin on mõned näited. Aga siis võib-olla üks nagu rohkem kaalumist vääriv hüpotees on siis Mattias Weinigerilt, ütleme kuskil 10 aastat tagasi, võib-olla juba natuke rohkem, et pakkus tema välja, et Sittov võis jõuda juba 1488. aastal siis Hispaaniasse, kui seoses siis selle Memlingi ateljeest tellitud suure monumentaalse altarimaali kohale toimetamisega. Et see oli siis Hispaania kaupmeeste poolt Brügges tellitud Nájera kloostri kirikule. Et tänaseks on sellest alles vaid selle retaabli ülaosa, selline friisi osa, et selle keskosas oli siis suur Neitsi Maarja taevasse võtmine, mida siis flankeerisid pühakud, aga see on säilinud ainult nagu kirjelduste kujul. Ehk et kuna tegemist oli nii kompleksse tööga, et on üpris loogiline, et keegi, kes oli selle teose lõpplahendusega kursis, pidi seda minema koha peale installeerima. Et ma arvan, see midagi, mis tundub täna päris nagu loogiline. Ja et Memling ise oli juba ikkagi oma elu lõpuaastatel, et siis ta ise seda kindlasti teha ei saanud. Et aga muidugi selle seisukoha või selle seisukoha osas ei valitse üksmeel. Ja siis on ka samuti kuskil 10 aastat tagasi on siis pakutud välja Sittovi võimalikku osalust siis Toledo katedraalis Luna Kabeli siis altari-retaabli teostamise juures. Et see on siis olnud Madridi Complutense ülikooli ja Patrimonio Nationali koostöös läbi viidud põhjalikud uuringud, mis sellele kabelile ja üldse siis sellele altariseinale tegid, kus siis uurijad sellise hüpoteesini jõudsid. Et jah, et ühesõnaga natuke sellest räägin. Et siin siis see puudutab ennekõike 4 maalitahvlit selle altariseina juures, et siin näiteks siis see evangelist Johannes, et ta oma just kunstiliselt eeskujult, aga ka ikonograafiliselt tüübilt on siis järgib madalmaade eeskuju, et on nagu Hispaania traditsioonis pigem ebaharilik. Ja ka kui nad olid siis võrrelnud ja see tüüp viitab Memlingile väga selgelt. Ja vabandust, et ja nendel uuringud hõlmasid nii siis visuaalset lähivaatlust, aga ka põhjalikke tehnilisi uuringuid ja siin on näiteks siis näha ka alusjoonised, et ka need alusjoonised selgelt erinesid, et just selle Johannese puhul ma ei tea, kui hästi te näete siit, aga et see käekiri juba alusjoonises on hoopis teine, kui see on siis paljude teiste tahvlite puhul. Aga samas, et just need nagu naise tüübid, et kuigi alusjoonis viitab nagu pigem nendele kohalikele meistritele, et siis maalingu osas on arvatud, et Sittov seal osales. Ja veel siis on tehtud ka röntgen ülesvõtted siis nendest tahvlitest ja ka see, et need tahvlid on erineval viisil kokku siis liidetud, kui vaadata seda strukturaalset toetust just nende 4 osas, näib viitavad sellele, et nad on tehtud nagu teise nagu kooliga kunstniku poolt. Et jah, aga muidugi nagu mis ei räägi selle kasuks on see, et dokumentides Michel Sittovi nime muidugi ei ole mainitud,
aga selle puhul jällegi tuuakse välja, et tegelikult neid välismeistrid ei saanudki niimoodi individuaalselt neid töid teha, et nad kaasati siis töökodadesse, et need lepingud on tehtud 2 teise meistriga, kellest üks on siis Juan de Segovia ja vaata, teise nimi ei tule kohe meelde, et jah, et just need Madridi ülikooli uurijad, et nad toovad rohkelt näiteid, et kus niimoodi on, et kui tõesti linna gildisüsteemist välja rändab kunstnik, et siis ta teeb tihti tööd just teiste töökodade nii-öelda hõlmas ja et see on mingi aspekt, mida siiamaani on väga vähe uuritud, et me oleme harjunud kuidagi selle traditsioonilise modernistliku kunstiajalooga, kus on üks meister ja alustab algusest lõpuni, ja või siis oleme harjunud vaatama just nagu töökodade regulatsiooni siseselt, aga see jätab nii-öelda välja või unarusse need võimalikud rändmeistrid, kes ka siis osalesid ja niimoodi nagu see selline infovahetus käis, et üks andis üle oma oskused ja sai vastu siis teised. Et kahtlemata, et see on õudselt keeruline on nagu siin kuidagi kindlalt midagi väita, sest et kui vaadata ka seda Johannese nägu, siis ta ilmselgelt on natuke nagu, et see Kastiilia maalikool kumab sealt selgelt läbi, aga kui nüüd võtta arvesse, et see on nagu eesmärk, on ikkagi teostada sellist stiililiselt võrdlemisi ühtset teost, et siis see on arusaadav. Aga siis kõrvale on toodud ka see röntgen ülesvõte Johannese näost, ja seda on nüüd võrreldud siis kindlamalt atribueeritud teostega Michel Sittovile, nagu näiteks see Berliini Madonna, et siis see iseloomulik maalitehniline võte, kus ta need sellised kõrglaike pinnad nagu ohtra valge sisaldusega värviga teeb, et see justkui avaldub siin ka. Aga jällegi, et madalmaade kunst oli üleüldiselt populaarne siis Kastiilias sellel perioodil, et tegelikult juba siis 15. sajandi sealt esimesest poolest peale, kas siis Jan van Eycki tööd või siin on siis Rogier van der Weydeni Madonna tüüp, mis leidis sellise väga sooja vastuvõtu kohalike kunstnike poolt ja see adapteeriti siis kohalikku traditsiooni. Aga siis Oskar Rodževski on nüüd hiljuti välja pakkunud teise võimaliku viisi, kuidas Sittov siis jõuab Hispaaniasse ja tema usub, et selleks võtmeisikuks võis olla hoopiski Francisco Rojas, kes oli siis Kastiilia ja Aragoni diplomaat madalmaades ja ka siis paavsti juures Roomas, aga et on teada, et tema oli üks neid, kes siis pidas neid läbirääkimisi siis laste abielude sõlmimise osas. Et samamoodi Toledost, et on teada, et 1491 on ta siis madalmaades ja 1492 on ta tagasi Toledos, kus ta ostab endale tüki maad ja see kõik on dokumenteeritud, ehk et ajaliselt see nagu väga hästi sobiks sellega, et ta läheb sinna. Ja siin illustratsiooniks on siis ka üks altari väikse triptühoni siis külgtahvel, mis kujutab kedagi siis sealt Rojase perekonnast, et ilmselt see ei ole Francisco ise, vaid keegi tema kas esivanem või siis sugulane. Et see viitab sellele, et kontakt selle Memlingi kunstiga oli tal täiesti olemas ja lisaks ta toob siis kaasa sealt madalmaadest mitmeid või Brügest siis just mitmeid neid illumineeritud käsikirju, mille ta siis kingib Kastiilia Isabelile. Et see viitab sellele, et ta pidi olema pikemat aega siis seal Brüges ja tal oli võimalik siis kunstnikega kontakt luua ja et aeg oli selline, et otsiti head porträtisti, et selle kohta ka Ferdinand või Aragoni Ferdinand kirjavahetuses kurdab, et neil praegu õukonnas ei ole ühtegi head portreekunstnikku,
et siis on võimalik, et Hans Memling soovitas oma noort assistenti et siis diplomaadile kaasa. Et ja igal juhul, et see, et lihtsalt üks noor rändkunstnik oma rännuaastatel jõuab Toledosse ja ta ilma mingite soovitusteta võetakse kuninganna teenistusse sellise kõrge palgaga, tundub väga ebarealistlik, et seal pidi olema nagu mingi vaheetapp, kus ta sai ennast nagu tõestada. Et kas see on siis see Luna Kabeli altariretaabli pildid, et see seotud siis Mendozade perekonnага ja Mendoza omakorda siis väga tihedalt kontaktis Castilla Isabeliga ja Toledo on ju, Toledo katedraal ja õukond seal on väga tihedalt seotud. Aga et isegi kui ta pidi tegema portreesid, mida ta ilmselt pidi tegema, et siis tänaseks seal sellest perioodist säilinud Michel Sittovi portreesid ikkagi teada ei ole. Et on mitmeid siis Castilla Isabeli ja Aragoni Ferdinandi neid ikoonilisi ametlikke portreesid, millest on säilinud ohtralt koopiaid ja on oletatud, et nende prototüüpide loojaks võis olla Michel Sittov, aga ka siin arvamused varieeruvad. Et üks Sittovile kindlalt omistatud siis portree on siis parempoolne, Viini tütarlapse portree, mille puhul on ka erinevaid kandidaate, et kes võiks olla see portreteeritu. Et kauem me teame seda kui Aragoni Katariina portreed, et 10 aastat tagasi kuskil pakuti siis seda Mary Rose Tudorit, mis ilmselt on kõige ebatõenäolisem, kui mõelda selle portree ajaloo peale, sest see portree on olnud väga kaua siis Austria kogudes ja ka Innsbrucki lossis on üks 16. sajandi keskel valminud koopia sellest samast portreest, mis viitab, et see pidi olema Habsburgidele väga lähedal seisev isik. Ja siis on ka välja pakutud, et see võiks olla idealiseeritud portree Castilla Isabelist, mis võib-olla nagu saaks toetust selles mõttes, et Isabel kindlasti oli siis Habsburgidele oluline isik, aga võib-olla on veel kandidaate, ei tea. Et nagu ma ütlesin, siis ainus kindlalt dokumenteeritud töö, mis ta Castilias tegi ja mis on alles, on siis Neitsi Maarja taevasse võtmise maal, mis on siis dateeritud kuskil aastasse 1500–1504. Et siis 1505, et koostatakse see varaloend Isabeli varadest ja seal on üles loetletud need 47 maalitahvlit, siis arvatavasti olid need mõeldud altariretaabli jaoks, aga võib-olla, et see projekt ei saanudki valmis enne, kui Isabel suri, et igatahes 47 tahvlit oli, mis kujutasid siis stseene Kristuse ja Neitsi Maarja elust. Ja nende kohta on mainitud, et 2 neist on maalitud meister Micheli oma käega ja need 2 olid siis Neitsi Maarja taevasse võtmine, ma korraks lähen siia tagasi, ja siis Kristuse taevasse minek. Nüüd jälle üpris viimasel ajal on kaheldud või avaldatud kahtlust, kas Kristuse taevasse minek on ikkagi Sittovi omakäeline töö või kas on tegemist veidi hilisema kordusega, sest on teada, et nendest 2 tahvlist lasti koopiad maalida, juba Austria Margarete siis lasi need teha 1530. aastal, aga samas see maal on jällegi määrdunud, vajaks puhastamist, konserveerimist, samas kui Washingtoni töö on väga värskelt konserveeritud, et kindlasti see maali tehniline seisund mõjutab ka seda hinnangut selle maali ehtsuse osas. Ja siis on võib-olla selline huvitavam osa sellest loomingust, mis ta seal tegi, on seotud
koopiatega, aga ja ka selliste nagu religioossete töödega ja siis on küsimuse all tema koostöö võimalus Juan de Flandesiga. Et siin on 2 tööd, üks on siis Miraflorese Johannese retaabel, mis oli siis, asus seal Miraflorese kloostris, siis Burgose lähistel ja teine on siis koopia siis Rogier van der Weydeni maalitud Mirafloresi altari järgi. Et õigemini üks tahvel, sest et see koosnes siis 3 stseenist. Ja nende 2 töö puhul on vaieldud, et kes tegi mis, et on osa neist, kes arvavad, et selliseid hinnalisemaid teoseid lasti kopeerida kunstnikul, kes siis sai kõrgemat tasu ja et see võiks olla Michel Sittow ja on teised, kes arvavad, et seda tööd tegi pigem Juan de Flandes. Et selle kinnituseks on siis see, et 1498 on siis Burgoses raha väljamakse dokument just Juan de Flandese nimele ja Sittowit ei mainita. Ja veel siis on dendrokronoloogilised või dendrouuringud, puiduanalüüs on siis näidanud, et nii siis selle Miraflorese Johannese altari pilditahvlid kui siis see Miraflorese altari koopia pilditahvlid on pärit ühest ja samast puust. Ehk et siin on nagu kasutatud seda selleks, et viidata, et pigem ikka Juan de Flandes, kellele on raha selle eest makstud, tegi seda. Aga nüüd jällegi hiljutised uuringud pigem nagu keskenduvad sellele, et kuna jällegi stilistiliselt on see teos suhteliselt ebaühtlane, et need väiksemad tahvlid on siis nagu ühes stiilis pigem, aga see kesktahvel on teises stiilis, et siis me võimalik, et räägime siin ikkagi nagu ühistööst nii Juan de Flandesi ja Michel Sittowi vahel, et võib-olla üks alustas ja teine viis lõpuni ja seetõttu on need raha väljamaksed tema nimel, et aga igatahes see on selline tõenäoline hüpotees. Ja siin on siis näide sellest, vasakul on siis Rogier van der Weydeni tahvel ja paremal siis vähendatud koopia siis kas Juan de Flandesilt või Michel Sittowilt. Neid koopiaid on nagu stilistiliselt väga keeruline atribueerida, sellepärast et kopisti eesmärk on jäljendada eeskuju stiili ja loobuda oma enda stiilist, et seega seda peamurdmist jagub. Ja siin siis näide sellest tervikteosest ja veel see kesktahvel. Kuidas? Jah, palun. Et see on siis Berliini maaligaleris ja võib-olla kui ma nüüd siia tagasi panin, et siis tasub ka rääkida seda, et just minu arust huvitav seik kunstiajaloost, et seda tööd peeti kaua siis koopiaks seal Berliini maaligaleris ja originaaliks peeti siis neid tahvleid, mis asusid siis Granadas kuninglikus kabelis ja põhjus just seetõttu, et see ajalooline provenants nagu tundus viitavat sellele, et Granada tööd on siis originaalsemad, aga dendrokronoloogiline uuring, mis siis tehti mõlemale tahvlile 80ndatel aastatel, näitas selgelt, et siis Granada tööd ei saanud valmida enne 1490. aastat ja Berliini Gemäldegalerii töö oli siis see päris originaal, mis siis kuulus tegelikult Isabelli isale Castilla Juanile ja millest siis Isabel lasi koopia teha. Siin lihtsalt veel mõned näited nagu sellest võrdlusest Juan de Flandesi töödega, et kunstiajaloolased, kui on proovinud omistada seda maali Juan de Flandesile, on toodud analoogne näide tema loomingust, mis on kindlalt dokumenteeritud Juan de Flandesi töö. Aga samas, et jällegi maali käekirjalt on nad natuke erinevad, pöördpildis, et see ei ka pruugi tähendada, et Flandes need maalis ka siis kogu selle retaabli. Ja on neid teisi, Mattias Weiniger eesotsas, kes jällegi viitab, et mingid osad on väga Michel Sittowi sellise pintslikirjaga tehtud, ehk siis siin näha.
ja sellest samast 1505. aasta inventari loendis, mida ma olen juba korduvalt maininud, on mainitud ka seda, et Michel Sittow on maalinud mitmeid koopiaid siis töödest, aga ei öelda, mis tööd need on. Aga siis lisaks siis sellele Miraflorese altari koopiale, mis on ajalooliselt siis Granada kabelis asunud, on Granada kabelis veel mõned kõrgetasemelised koopiad, mis nagu on tulnud kõne alla, et need võiksid olla siis tehtud kas Michel Sittowi poolt. Üks on siis siin näidatud töö ja teine on siis ka veel see Kristus valumees. Et jah, et pärast seda, kui siis see oksjon korraldati nendele töödele, siis need, mida ei müüdud ära, et need viidi siis teadaolevalt sinna Granada kabelisse ja asuvad seal tänaseni. Ja kui vaadata, siit muidugi väga ei näe, aga mina seal parema kvaliteediga pildi puhul natukene proovisin võrrelda, et just kui vaadata nüüd neid Sittowile omistatud koopia tagatausta nägusid, et siis need on küll väga tuttavad näod, kes seal oratorio piltidel siis esinevad tegelastena, et aga jälle, et kus on Michel Sittow ja kus on Juan de Flandes, et keeruline öelda. Et üleüldiselt on nagu nii, et on tehtud mingi hulk tehnilise uuringuid küll, et alusjooniste uuringuid, aga ei ole mingit nagu sellist universaalset võrdlusmaterjali ja süsteemsemat võrdlusmaterjali, et see kindlasti aitaks need kahte omavahel käekirja eritleda ja üldse saada laiemat pilti, et grupeerida, et kus võiks olla üks ja alata teine. Ja veel hiljutised võimalikud kandidaadid on siis Prados, on siis Kristus külmal kivil, mis on ka tõstatatud kui võimalik siis Michel Sittowi või Juan de Flandesi töö, et see esiteks ikonograafia jälle on üpris võõras siis Hispaanias, et see pigem on saksa kultuurile omane teema, mida tihti kujutati. Ja siis maali tehniliselt ka meenutab mitmeid siis töid, et sealt oratorio sarjast, et ta on natuke suurem tahvel, seega ta ei saa olla kuulunud sellesse komplekti. Ja siis veel töö, mis on see ristikandmine, eks, et Moskva Puškini nimelises muuseumis on ka siis üpris hiljuti pakutud välja, kui ikkagi seal Hispaania perioodil valminud töö, et varem, et ma arvan, siis kui ta meil näitusel oli 2018, siis ta oli küsimärgiga, et kas ta jääb nagu sinna viimasesse Hispaania perioodi, see 1515-1516, et Jasep Strisna, kes kirjutas esimese Sittowi ülevaatlikuma monograafia siis 1976, tema dateeris selle Sittowi Tallinna perioodi, mis on väga ebatõenäoline, aga ma arvan, et nende aluseks oli see, et ta pidas seda nagu mitte nii kvaliteetseks ja teiseks see, et see praegune asukoht on Moskva, et lihtsalt geograafilise läheduse tõttu. Aga selle teose provenants on ka hoopis nii, et see on 18. sajandi teisel poolel siis Pariisist Crozat kogust siis Katariina Suurele ostetud, et ta ei ole ajalooliselt kogu aeg olnud siin kandis. Ja, et ühesõnaga ma vist jõuangi nüüd lõpuni, et neid küsimärke on palju, et midagi kindlat väita ei saa, et võib-olla jah see, et kõige tulemuslikum, mis võiks olla tulevikus ikkagi on just need tehnilised uuringud, need võrdlevad uuringud ja ka nagu loobumine sellest mõttest, et me peame otsima seda ühte kätt ja seda nagu erakluses tegutsenud meistrit, et tundub, et Hispaanias olles ta siiski päris palju tegi ka koostööd, et nii siis võimalikult kui sinna sisenedes, kui siis Juan de Flandesiga neid erinevaid religioossete teoste puhul.
ja võib-olla nagu lõpetuseks tulla tagasi selle portree juurde, et kas see on ikkagi Michel Sitto või kes see on, et ka siin on Hispaania uurijad pakkunud välja, et sellise võrdlemisi hoogsa identifitseeringu, et see võiks olla hoopiski siis Asturia Juan, et tema portree, ja seal ka tugineb siis sellele, et sellel noormehel on siis siin lõua peal arm ja on siis ajaloolised kirjeldused, kuidas Juan kukub hobuselt ja ka, et ta igatahes tal on suur haav siin lõua peal, et see on üks ja teiseks on siis kuninglikus kogus Madridis on need kuldsed vaibad, mis ka valmivad seal 16. sajandi esimesel poolel ja mis kujutavad siis Juani portree tutvustamist siis Austria Margaretele, nii on seda identifitseeritud ja seal on siis selline pisikene portree, mida siis käes hoitakse ja kus on siis punane müts, noormehel punane müts peas, et see on ka võib-olla sellised uljed oletused, aga miks mitte. Et ja minu arust ka Oskar Rajewski selles hiljuti ilmunud raamatus on veel üks võimalik Hispaaniasse saabumisviis, see räägib sellest, kuidas ka vist oli 1490. aastal, võib-olla oli natuke varem, et eks Mallorcal siis on üks haavatud Melchior Aleman, kelle nagu ravitsemiseks kogutakse raha. Et võib-olla siis hoopis niimoodi sattus ta Hispaaniasse. Ei tea. Igal juhul, et alates 1502. aastast temast Hispaania dokumentides enam andmeid ei ole, et siis on oletatud, et ta võis lahkuda juba Philipp Ilusaga koos 1502-3. aastal siis läbi Prantsusmaa tagasi madalmaadesse, aga samas Philipp Ilusa see reisikaaskond on üpris detailselt kirjeldatud ja Sittovit seal loetletud ei ole, aga siis on teada, et 1505 on ta Antwerpenis, see on nüüd dokumenteeritud, ta annab seal mingit tunnistust siis nende varade kohta või kinnisvara kohta, mis tal Tallinnas on saada ja et ta on siis seal, kui ta kuuleb siis sellest oma ema surmast ja läheb oma pärandi asju ajama. Jah, see olekski siis kõik. Mul üks on, et ma olen Mihkel Sittovit päris palju kuulnud, aga kas Ketal sa saaksid mulle kohe natukene rääkida Juan de Flandresist, kes on kohalikule publikule võib-olla tähendab? Nojah, raske küsimus jälle, ega mina temast ka nagu ikka palju ei tea, aga sest ma olen ju kogu aeg nagu vaadanud seda Sittovit ja jätnud selle Juan de Flandresi, et eks nii nagu et Sittov on, et tema me oleme ju ära identifitseerinud, et tema nagu isikunimi on Michel Sittov aga Juan de Flandresi isik on identifitseerimata siiamaani, eks, et see, et ta 1496 võetakse siis ka õukonda maalijana tööle ja siis see nimi viitab sellele, et küllap ta sealt madalmaadest tuleb, et keegi John madalmaade John, ja tema tegelikult, et ta on nagu Hispaanias nagu pigem rohkem tuntud kui Michel Sittov, on ju, et sest Michel Sittov tõesti on väga õukonnakeskne ja tema nagu töid ei ole, et väga palju on hävinud, et ilmselt nad olid kuninglikes paleedes, kõik need valitsejate portreed, aga see Madridi palee ju põleb ja samas Brüsseli palee põleb ja aga palju hävib. Et aga siis Juan de Flandes jääb Hispaaniasse pärast Castilla Isabeli surma ja ta nüüd võib-olla sina oskad siin aidata, et kelle teenistuses, et ta kuskil kirikutes, ta teeb päris suuri nagu altari retaableid, et seetõttu ta on palju nähtavam, et ma tean just selle Miraflorese
Johannese altari tahvlite puhul on niimoodi, et see kesktahvel, et me oleme tahtnud seda näitusele saada juba 2018, siis oli küll niimoodi, et omanik ütles, et tal on väga oluline perekonnasündmus ja me ei saanud seda, aga siin me ju oleme ikkagi vähemalt teoreetiliselt valmistunud selleks näituseks siis Sittow lõunas ja siis oli ka jälle see kesktahvli küsimus üleval ja siis see omanik ikkagi oli natuke mures, et see atributsioon Michel Sittowil, et ta on ikkagi nagu sama tuntud kui Juan de Flandes, eks ole. Et jah, et kui minna nagu tagasi allikate juurde, Sittow ilmselgelt oli nagu nii valitsejate poolt kõrgemalt hinnatud, aga nüüd on nagu polemiseeritud selle üle, et kas see kogu raha tuli maalimise eest või olid tal nagu lisatööülesandeid, mida ta täitis, eks. Et jah, et ei tea, et ma ei tea, selline segane vastus sinu küsimusele. Kas on veel küsimusi? Et see, mis on nüüd, ütleme päris kindlalt, kui tahta olla lõpuni skeptik, ei saa ju ka öelda päris kindlalt, sellepärast, et seesama Washingtoni Neitsi Maarja taevasse võtmine pilt, eks, et 1505 selles inventari loendis on seda tööd kirjeldatud ja sinna juurde on öeldud, et see on maalitud meister Micheli oma käega. Ja samamoodi on siis Austria Margarete varaloendis on see töö ja siis Kristuse taevasse võtmine, et nad nagu köidetakse eraldi diptühoniks, et need teised oratooriotahvlid, mille siis Austria Margarete ostab, et need on eraldi nagu kirstus, et neid sai siis niimoodi vajadusel siis harduspildina kasutada, aga need kaks ta laseb eraldi siis köita. Ja siis on 1530. aastal, seal ta kuskil sureb, eks, et siis tema varad lüüakse ka lahku ja osa läheb Hispaaniasse ja osa läheb Austriasse, ja siis need tööd tulevad välja kuskil 19. sajandil või seesama töö, et me võime öelda, et me päris kindlad ei ole, et kas see töö, millest räägitakse varaloendis, aga see on väga suure tõenäosusega, see vastab sellele ja tema looming tugineb hästi palju just sellele stiilikriitilisele võrdlusele ja ma arvan, et see oli mingi traditsioon, mis oli väga tugev seal 20. sajandi alguses, et ma mainisin siin seda Max Jakob Friedländerit ja tema eks ole, rekonstrueerib selle Berliini töö, siis Madridis selle portree, mis siis me arvame, et võiks olla Diego de Guevara, siis selle tütarlapse portree siis Viinis ja siis selle Neitsi Maarja taevasse võtmise, et ta tekitab juba sellise neljase nagu komplekti. Ja siis üpris kohe on ka see Taani kuningas Kristjani portree, sest selle kohta on olemas see kiri, eks, et see avastatakse, ma nüüd täpselt ka ei mäleta, 19. sajandi lõpp või millalgi, et on see Hans Pedersen tolliametnik, kes ütleb, et meister Michel Revalist, et tuli ja saadetakse, aga see jääb natuke nagu unarusse ja siis see võetakse uuesti üles ja et Gustav Falk on see vist 20-ndatel, kes kirjutab selle artikli ja et siis on juba nagu, see on ka päris hästi dokumenteeritud ja siis tekib selline viiene komplekt, mille põhjal saab nagu edasi liikuda, aga eks on alati neid, kelle puhul, kes jäävad skeptilisemale positsioonile, et aga need sellised stiilikriitilise võrdluse põhjal tehtud atributsioonid, et neid lihtsalt kinnitab aeg ja kinnitavad teised spetsialistid, et kui tekib selline konsensus,
et siis tekib nii, et need küsimärgid või kaovad sealt tagant ja see kõik on väga nagu tõenäoline. Aga jah, et mingid sellist, et võib-olla väga paljudel on ju usk on sellesse dokumenti, et sul on vaja nagu seda kirja või sul on vaja allkirja, et see võib-olla oskamatus vaadata teost ise kui võimalikku dokumenti, aga keeruline on temaga jah, et ma arvan, et üks keerulisemaid juhtumeid on just nende rändkunstnike puhul, sest et kunstnik, kes tegutseb, on paikne ja on ühes ateljees, seal võib ka mõelda, et tal on samad pigmendid, mida kasutab ja on mingi selline järjepidevus aga kunstnik, kes pidevalt reisib, eks ta nagu kasutab ka erinevaid materjale, et ka see võrdlus nagu väga palju enam ei päästa, et vaadata, et kas see sinine on sama sinine ja et erinevates kohtades olid erinevad värvid. Aga ma ise arvan küll, et minu arust see, mis on viimasel ajal just välja toodud, et mitte jageleda selle üle, et kas tegi Juan või tegi Michel Sittow, vaid pigem nagu mõeldagi selles kontekstis, et nad ilmselt nagu neil oli seal ka ühine ateljee ja nad tegid mingeid asju koos. Et see tundub, et küllap see Michel oli nagu angažeeritum, et ta nagu liikus rohkem ringi, aga ja võib-olla mingid tööd viimistles ja lõpetas Juan, aga tead, et see mõte, et pigem tehti koostööd, kui et päris üksi kõike tehti. No vot, et ma arvan, et Karl Juste kuskil seal 19. sajandi lõpul, et tegelikult nagu nendest teostest räägitakse, aga siis ei teata, et kes ta on. Et ka, ja ma arvan, et see Castilla, Isabeli, kõik see varaloendite ja see on kõik selline 19. sajandi uurimus, et ta nagu kuskilt tuleb välja, aga see isik, ajalooline isik ikkagi, see on see Johanseni uurimus, mis kõik need erinevad nimed, et Melchior Aleman ja Miguel Sittow ja nad kõik nagu korraga saavad nagu ühe identiteedi. Aga jah, et eks Johansen juba proovis mingit nagu kataloogi tekitada, et ta väga vaatas siis siin ringi, et mis võib olla Tallinnas ja ta konsulteeris Friedrich Winkleriga, saksa kunstiajaloolasega, et nende teiste teoste osas, aga jah, et sellise ülevaatlikuma monograafia, ma arvan, see on jah, Jasep Strisna 76 ja siis Mattias Veiniger tegi sellise hästi krüptilise suure teose, aga mis on suurepärane teos selles mõttes, et kui tahta kõiki neid, seda bibliograafiat, või mis iganes on Sittowi kohta publitseeritud, siis see on seal olemas, et ta on nagu sellise allikteosena väga suurepärane asi. Ja nüüd hiljuti siis ilmus Oskar Rodževskil inglise keeles selline ülevaatlik, ta peamiselt siis räägib sellest just tema tegutsemisest Castilla, Isabeli teenistuses ja siis Habsburgide teenistuses ja tema on nüüd jällegi käinud läbi need arhiividokumendid kõik, et see on nagu huvitav näha, et just, et kui selline, kuivõrd kunstiteost mitte usaldav ja allikat usaldav või siis paberit usaldav uurija ta on. Jah. Aga see kõik on inglise keeles ja selles mõttes, et ta kindlasti on väga suur abi, et ta on nagu kokku sidunud neid asju, mis on olnud saksa keeles ja prantsuse keeles ja inglise keeles ja et ikka tegeletakse. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis suur tänu Gretale. Teeme veel ühe aplausi.